Volikogus olemine on ju paras vabatahtlik töö ka, et oma põhitegevuse juurest. Päris palju asju on meil riigis tükibki minema vabatahtlik. kas kui see Tsirguline kooli vilistlaskogu, mille me siis juba varsti 3 aastat tagasi alustasime. Ja see näitab, et ka Tsirguline kooli lõpetajatel läheb kooli käekäik korda, mis on väga tore. Aga mis seal ikka? Jätkame selle. Ja. See lapik, mis ma tegin. Või mis sa teed nüüd? Ma ei tea. Mulle ka siin tunne, et see on päris kahtlane sulle. Sa nii ütled. No Marek, sina oled nüüd pikalt olnud seal volikogus. Mis need põhilised probleemid siis vallas on? No praegu näiteks lõpeb see koertekasside varjupaikade leping. Eelmine nädal oli see tuulikute teema. See on tegelikult päris hea küsimus, et mul Saaremaal näiteks ju need tuulikud on nagu ikka otsast otsani, et mis nagu värk teil siin Valgamaal sellega on? Kui Saaremaal võib-olla nad ongi ammu olnud, meie jaoks on nad nagu väga uus asi, eks inimesed kardavad ja looduse pärast mures ja nii edasi. Et praegu ongi niimoodi, et me tegime otsuse, et me seda planeeringut jätkame, aga paljud on selle peale nagu pahased. Aga minu mõte on olnud just see, et kui me alustasime seda, et viime ta siis lõpuni, ärme hakkame seal poole pealt seda muutma. Et ma kardan, et see viib meid kohtusse, sest meil on rahvaküsitlus, ametlik rahvaküsitlus tegemata. Meil on keskkonnauuringud poolel ja nii edasi. Kui praegu vald läheb kohtusse, siis vallal ei ole seal võimalik ennast kaitsta, meil on poolikud tõendid. Ja see kohtuotsus on väga suure tõenäosus, seda räägivad ka juristid, põrkub meile valda tagasi ja me hakkame jälle sellega otsast pihta või sealt, kust me pooleli jäime. Teeme kõik need uuringud, rahvaküsist asjad ära ja siis volikogu otsustab, et tuleb see otsus, siis milline tuleb, see tuleb vähemalt materjalide pinnalt, mitte ei tule emotsiooni ajendil enne valimisi. Ma saan täiesti aru, et kui metsa maha võtta ja sinna tuulik panna, see ongi jama. See tuleb nagu väga hästi läbi mõelda. Ja pärast, kui see volikogu lõplik otsus on ära tulnud, eks siis huvigrupid vaatavad, arendaja vaatab, kogukond vaatab, võib-olla vald vaatab, kas jäädakse rahule või ei jääda. Ja kui siis minnakse kohtusse, siis on nagu täis materjal ja siis annab vaielda juba. Kuule Marek, aga selle asemel, et seda ütled seda, me saame siis ju kevadel, kui detailplaneering on lõpetatud või eriplaneering on lõpetatud, et siis saame me edasi teha küsitluse või millegi, vaadata, mida kogukond arvab. Ei, neid ei teha siis. Miks siis ei saa teha? Neid tehaksegi praegu. Praegu me võtame volikogu otsus. Need käivad nüüd selle jooks. See planeering, mis praegu käib, mida me ei lõpetame, see on see ongi uurimine. Väga hea. Sellepärast ongi see. Ma ei taibanud. See asi ongi pooleli. Kõik. Sa võtsid linti? Ma võtan praegu, ma ei tea, et hakkasite vaidlema, siis mõtlesin. Aga Marek, sina oled ju haridusteemadega tegelenud, et mina olen küll näinud igalt poolt sotsiaalmeediast, kuidas Valga gümnaasium on väga uhke ja seal toimub hästi palju, et kuidas neid kandidaate siis nagu kokku ei tule või mis need probleemid seal on? Jah, see on täitsa huvitav, see on ilmselt kompleksne probleem, et ühelt poolt on ilmselt sotsiaalpõhjused, aga teiselt poolt ma arvan siiski, et olukorda annaks paremaks teha, kui õpilastele individuaalselt läheneda. Sest ütleb ju ka haridusharta, et igaühel on õigus haridusele. Me peaks Eestis ikkagi suutma jõuda niimoodi, et nii tugevamad õpilased saavad meil hästi edasi, kui ka nõrgemad õpilased. Ja siin on kohalikul omavalitsusel väga palju ära teha koolipidajana. Jah, eks ta nii ole. Minu nimi on Marek Käis, elan Tsirguliinas. Ütle, mis sa tegid ka? Mis ma tegin? Ütle. Mina olen Marek Järvik. Sa võid äkki sellest annab midagi teha, et äkki annab kuskil üles ei panna. Ei anna, kõik.